Ja ta on põhimõtteliselt nagu beebi. Ja ta jääb beebiks, on ta siis 4-kuune, 4-aastane, 14-aastane, 44-aastane. Ja ta vajab sellest tulenevalt siis 24/7 ikkagi hoolitsemist ja valvamist ja sellist armastust. See vajadus tegelikult on suurem kui ainult meie perel ja nüüd tuli lihtsalt teha selline väike armas kogukondlik kool. Kirjeldab 11-aastase üliharuldast haigust põdeva Karoliini ema Moonika. Mis motiveeris seda tegutsema ja nii avatigi naise eestvedamisel pea 3 aastat tagasi Tartus Karoliini kogupäevakool, kus ühe katuse alla on koondatud nii haridus kui ka tugi- ja rehabilitatsiooniteenused. Ma tean, et ta on seal hoitud, tal on kõik teenused seal ühes kohas olemas, teda arendatakse seal, neil on puhkeaeg, söögiaeg, mänguaeg, selline terviklik päev nagu ühele lapsele kohane, eks ju. Tegelikult on erivajadustega laste koolid just, kus on seda sädet ja seda hoolivust ka sel viisil, et me nagu peredena saame nagu reaalselt selleks, et toimida, samuti käia tööl, lastel oleks rutiin ja nad oleks eelkõige hoitud. Ja kui laps saab 16, siis koolikohustus kaob. Ja meil läkski niimoodi, et meie koolikohustus kadus ja vahemikus 16–18 seda noort justkui ei ole olemas ühiskonna jaoks. Ehk siis tal ei ole kohta, kuhu minna. Rääkimata siis mingisugustest ringidest või trennidest ja teenusele, ütleme siis päevahoidu või ööpäevahoidu, sa saad alles järjekorda panna 18-aastaselt. Ja see ei tähenda, et sa teenust saad, vaid sa saad alles järjekorda panna. Kirjeldab autismi põdeva poja isa olukorda meie sotsiaalsüsteemis. Vajadus erihoolekande teenuse järele on palju suurem, kui riik suudab pakkuda. Näiteks täna on reaalselt järjekorras üle 1000 inimese. Kahjuks on need järjekorrad tekkinud ja samas on ka meil olukord, kus väga paljud inimesed, kes on järjekorras, ei võta kohta vastu, kui pakutakse, ja siis sellepärast need kohad ka seisavad aeg-ajalt täitsa niimoodi üle kuu aja näiteks tühjana. On teada juhtumeid ka Pärnumaal, kus laps lõpetabki kevadel kooli ja sügisel on vanem fakti ees ja reaalselt võetakse ennast töölt vabaks, et lihtsalt hooldada enda lähedast. Õuduslood hooldekodudest tekitavad vanemates hirmu ja ärevust. Kes ja kuidas hakkab nende lapse eest hoolt kandma? Leidis aset eaka dementsi inimesega siis ja mina tean, et minul on täna sisuliselt noor dementne inimene siis ja ta on ohver. Tegelikult ta on potentsiaalne ohver. On palju vanemaid, kes ei soovigi pidevat järelevalvet vajavad täiskasvanu ikka jõudnud last kuskile päevakodusse saata, vaid tahaksid, et neil oleks olemas võimalus saada vajadusel tuge ja abi ning seda omas kodus. Üks erivajadusega inimene loob automaatselt 2 erivajadusega inimest. Ehk siis mina saan poole kohaga panustada, Silvia saab poole kohaga panustada, kuigi kui meil oleks inimene, kes käiks me saaks mõlemat täiejõuliselt tööd teha ja riigile makse maksta. Või siis üks ettepanek oleks, et kui vanemad praegult, mida meie teeme, siis võiks olla kas mõlemil lapsevanemal või ühel lapsevanemal võiks olla maksusoodustus, kas siis sotsmaksude või tööjõumaksude mingite asjade pealt. Et natukenegi me tunneks, et me oleks ka nagu ühiskonna ja riigi poolt nagu tunnustatud.